kuulsite, Kaire Lotamais ja ma olen Eesti Evangeelse Alliansi missioonitoimkonna juht. Ma võib-olla tutvustan korraks ka Eesti Evangeelset Alliansi. See on siis selline organisatsioon, mis püüab kaasa haarata kõiki Eesti konfessioone, küll nii-öelda evangeelseid ehk protestantlikke konfessioone peamiselt. Ja nende eesmärk on siis erinevaid toimkondi luua, näiteks nagu siis Ain tõi välja kunstitoimkond, mis koondab erinevatest konfessioonidest, erinevatest kogudustest kunstiinimesi. Mina olen missioonitoimkonnas ja mina samamoodi siis püüan kokku tuua ja jagada infot siis erinevate konfessioonide missiooni sekretäride ja missiooni huviliste hulgas. Ja nagu siis selle kunstinäituse idee, see siis saigi alguse kahe toimkonna sellisest koostööst. Et kogu seda Eesti Evangeelset Alliansi juhib siis Indrek Luide Eestis ja tema meid siis omavahel ka nii-öelda kokku viis. Ühesõnaga enne koroonat, 2 aastat enne seda oligi siis selline mõte, me rääkisime läbi kunstitoimkonna juhi Külli Hanseniga ja tema soovitas, et me võiksime ühendust võtta siis kristlastest professionaalsete kunstnikega. Võtsime nendega ühendust ja saime kokku, igaüks neist annetas missionäride toetuseks siis 1, mõni ka 2 või isegi 3 pilti. Ja me tegime Tallinnas Metodisti kirikus siis esimese näituse. Seal oli kokku 12 pilti ja me tegime hästi ilusa sellise kunstinäituse avamise, kuhu me kutsusime kunstnikud kohale. Meil oli seal siis ka muusikaline etteaste, meil oli kohvik ja palusime, et kunstnikud natukene ka tutvustaksid oma töid, oma mõtteviisi, just nimelt see, et nii-öelda tavainimesel ongi väga huvitav teada, et kuidas see Jumal sulle nagu inspiratsiooni või ideed, visiooni annab, et tahtsime seda ka kuulda. Pean tunnistama isiklik kogemus oli see, et ka kunstiinimesed väga jutumehed ei olnud. Et mõni üksik oli nõus jagama oma sellist telgitagust või mõttemaailma, et enamus olid pigem pintsliga suhtlejad. Aga see kunstinäitus läks päris edukalt meil õnnestuski pooled pildid nii-öelda osteti ära. Aga järgmisel aastal me mõtlesime, et need pildid olid, osad need, mis veel ei olnud ära ostetud, need on ka siin ilusti nähtaval. Ja me mõtlesime, et nad on päris sellised ikkagi spetsiifilisele maitsele, et võib-olla päris igaühe interjööri või kodukontoriga ei pruugi sobida, et me teeme selle võimaluse natuke laiemaks. Ja kuna kunstitoimkonnas on ka tegelikult, ma ei tea, kui palju peast, kas on üle 100 kunstniku, kunstiinimese nii-öelda kirjas, siis me pakkusime neile kõikidele võimalust. Aga et pakkuge enda pilte välja. Nagu te näete, siis enamus on sellised kas looduspildid, maastikud, lillekesed, mis on ka hästi kaunid. Ja ühesõnaga me laiendasime seda nii-öelda perimeetrit. Ja nagu siis Ain juba mainis, et selle asja mõte siis oligi see, et me tahtsime õnnistada igat osapoolt. Me tahtsime aidata kristlikke kunstnikke, et nendel oleks võimalus oma Jumalalt antud anniga, andega teenida siis inimesi, tuua see nii-öelda rohkem päevavalgele, et inimesed näeksid, kes meie hulgas koguduses on. Näiteks kui ma küsisin Ainilt, kas siin on ka Saaremaalt kunstiinimesi, siis ta ütles, et ega väga ei ole. Nii et kui keegi teist salaja kodus joonistab maaliks, siis andke Ainile märku, et hea meelega võtame inimesi kaupa ja see alati tekitab sellist sünergiat, kui sa saad kokku teiste inimestega, kellel on samad asjad südames, mis sinul. Et saab siis jagada oma selliseid võib-olla raskushetki, kitsaskohti, aga samas ka rõõme ja üksteisele toeks olla nõu ja jõuga. Ühesõnaga, siis esimene asi me tahtsime kunstnikele anda võimalus oma andi rohkem välja tuua ja sellega teenida teisi kristlasi ja Jumalat. Teise asjana meie Eesti missionärid. Sel hetkel, kui ma missioonitoimkonnas enne koroonat siis toimetasin, siis meil oli üle 20 erineva missionäri, kelle kohta minul oli siis infot. Ma püüan ka alati kõrvalt kikis olla, et kui ma kuulen, et keegi on kuskile kogudusest välja läkitatud, siis ma hea meelega kohe otsin kontakti selle inimesega. Et Eestis on nii üksikmissionäre, on perekondi, kui ka on ka selliseid väikseid MTÜ-sid või organisatsioone, mis on samamoodi oikumenilised enamasti ja kus need liikmed võivad ka natuke vahetuda, kui
kui missioonireisidel käiakse. Ja samamoodi me oleme praktiliselt üle terve maakeral eestlased käinud. Enamasti küll siin lähemal, näiteks Venemaal, Soome-Ugri riikides käidi päris palju varem. Praegu on see muidugi täiesti välistatud. Aga ühesõnaga oli soojal kui külmal maal meil oma esindajaid olnud. Ja peab tunnistama, et kuna Eestis missiooniorganisatsioone pole, see nii jutumärkides tore nõukogude aeg jättis oma jälje Eesti ajalukku kirikusfääris üldse, siis ongi niiviisi, et need missionärid ise leiavad toetajaid. Tihti ka oma isiklikust rahast nad käivad tööl ja samal ajal nad siis enda kogudusest otsivad toetajaid või käivad teistes kogudustes külas, tutvustavad enda tööd. Et muud varianti neil väga pole ja ma tahtsin väga neid ka, et tore on muidugi neile öelda, me palvetame teie eest ja me mõtleme teie peale ja kutsume teid külla, aga mõtlesin, et tahaks ka kuidagi reaalselt neid aidata. Ja siin tuligi siis kunstitoimkond appi, et kunstnikud olid nõus oma töid annetama ja siis, kui keegi ostab selle pildi, siis tema saab omakorda valida, et kellele ta nendest missionäridest tahab siis nii-öelda abikäe ulatada, et missionärid ei peaks ka seal koha peal mõtlema, et kuidas nüüd leib lauale saada, eriti kui nad oma perega ja lastega seal on, vaid nad võiksid natuke rahulikumalt keskenduda just Jumala kuningriigi tööle. Ja seega siis kui keegi pildi ostab, siis see tulu läheb otseselt missionäri arvele, et me kanname selle ilusti 100% üle. Ja kolmas asi, ma loodan väga, et see on ka õnnistuseks sellele inimesele, kes selle kunsti endale ostab, sellepärast, et ostab kristlasest kunstniku käest kristliku töö. Ma usun, et mis iganes loome inimene midagi valmistab, kas kirjutab raamatu valmis, teeb süüa või teeb kunstiteose, teeb pildi valmis, ma usun, et seal on tükiki tema vaimsusest kaasas. Ja ma arvan, et kõikidel nendel piltidel on kahtlemata hea vaimsus. Et üks asi, sa saad endale siis koju näiteks väga sellise ilusa ja originaalse kunstiteose, sest eks me teame, et Jyskis ja Selveris sa võid osta mingisuguse pildi, mida on võib-olla 10 kui mitte 100 000 koopiat olemas, aga siin sa saad midagi originaalset ja millel tegelikult on ka väärtus ja hind. Samal ajal sa õnnistad sellega nii seda kristlasest kunstnikku kui ka missionäri. Et see oleks, ma loodan siis kõikidele nii-öelda win-win, et kõik võidavad sellest. See on siis selle projekti teema. Aga praegu nüüd ongi siis 2 aastat on koroonat olnud, me ei ole saanud seda näitust suurelt enam teha, ta on küll vahepeal olnud ka, ma tean, et Indrek Luide enda koguduses Kehras ja nüüd ta on siis siia jõudnud, eks me näeme, kuhu see edasi liigub. Te kõik olete väga teretulnud omal moel panustama, kas pilti ostma või pilti joonistama või soovitama näiteks kuhu järgmist kunstinäitust kutsuda. Aga loodan, et see valmistab teile siin ka tõesti sellist ilusat õhkkonda ja silmarõõmu. Ja suur aitäh, et te mind ka kutsusite. Mul oli taaskord tore siin koguduses olla. Kõik inimesed, kellega ma praegu siin kokku puutunud ja suhelnud, on väga soojalt mind vastu võtnud. Siin on väga meeldib olla ja see on väga ilus koht. Olge väga hoitud ja õnnistatud.